Ilmselt on meist igaüks kas või korra elus sõbraga kätt surudes rammu katsunud. Minu jaoks on käe surumine midagi sellist, milleni jõuame korra kvartalis sõpradega siis, kui peoõhtust on läbi saanud esimene kolmandik. Aga tuleb välja, et Eestis on 5 linna, kus käe surumisega tegeletakse nädalast nädalasse ja päevast päeva. Treenitakse oma randmeid, biitsepseid, õlga, rinda, et saada tugevamaks ja paremaks käe surujaks. Ja mul õnnestus ka endal Eesti parimate käesurujatega kätt proovida. Tere tulemast Pärnu vanasse tuletõrjehoonesse, kuhu on kogunenud Eesti parimad käesurujad. Seda ikka selleks, et selgitada välja, kes on parim. Mis te arvate, kes täna võidab? No loodan, et mina. Mis su unistus on käesurumises? Unistust esimene koht saada. Kas tahab mingit kohta ka saada? No ei, pigem kogemust. No medalit tahaks kindlasti saada, aga ma ei tea, kes mu siin täpselt kõik vastas on. Võistlejaid on kogunenud lisaks Eestile ka Soomest, Slovakkiast ja Ukrainast. Ja fänne on Pärnusse kokku sõitnud üle Eesti. Ja sealt pinkide juures on Kohila gäng. Te olete ka siis kõik nüüd käesurujad või käesurumise fännid? Ei, pojale kätt hoidmas ja... Kätt hoitab? Noh, peialt hoidmas. Okei, ja teie? Mis te siin? Kaasa elamas naabripoisile. Naabripoisile? Te tulite terve siis pundiga? Kuid nagu võistlustel ikka, tuleb enne võistlema asumist käed soojaks teha. Kuidas sooja tegemine käesurumises välja näeb? No lihtsalt ligamente ja lihaseid teeb soojaks, et siis kui hakkab võistlema ja hakkab valutama. Teil on üks sall siin käe ümber. Miks? Kui me käesurumist valmistume, see on kõõlustele lihastele väga koormav spordiala, ehk on vaja väga korralik soojendus teha. Ja kui oleme korraliku soojendused ära teinud, siis tuleb meil matš. Kui meil matš ära olnud, siis võib-olla on paus, võib-olla 10 minutit, võib-olla 15 minutit, ehk paus päris suur olla. Ja selleks, et tagada, et käsi oleks endiselt soe ja vigastu ei tuleks, tuleb sall ümber käe panna, et oleks hea. Kus selliseid salle saab? Oi, see on käsitsi kootud minule spetsiaalselt, nii et jah. Maailmameistrivõistlustel hõbeda ja pronksi kaela saanud Jaanika Lillemets näitab, kuidas käe surumine käib. Mis asi see siin nüüd on? See on käesurumislaud, spetsiaalne laud. Anna käsi. Nii. Et kui me surume, siis vastane on alistatud siis, kui ta käsi läheb siia peale. Aha. Siis kõht vasta lauda. Kõht vastu lauda või? Muidugi. Ja siis võime kõigepealt sooja teha, et teeme lihtsalt nagu neid väikseid randmeringe, et kohe surudes nagu käsi haiget ei saa. Nii. Ma tavaliselt olen harjunud tõesti kuskil kõrtsus laua taga tegemas või köögilaua taga. Sellise puki taga ma ei ole käinud. Ma tunnen, ma liiga pikk selle puki jaoks. Sa mõtles, et tahab poole natukene siis jalgu. Aga siis ma ei saa kõhtu vastu hoida. Vaata, kui pikad mehed seal on. See, et peab olema see küünalnukk siin padjal on ja ei tohi kerkida, siis on viga. Ja siis põhimõtteliselt... Kui küünalnukk üles tuleb, siis on juba valesti. On juba viga, jah. Nii, siis ma olen kaotanud. Kus seda 2 korda teed, siis võib kaotada. Nii. Proovi sinna, sest... Ei, see käsi ei käi sinna. Ta käib siia. Ma olen alati niimoodi teinud. Täna me ei tee. Ja siis startimisel ongi see põhiline, et siis ta võtame käe... Ossu pea, ema. Mis asi see nüüd on? Pärast alandavat kaotust pöördun mitmekordse Eesti meistri Eeriku poole. Tema näitab mulle 2 peamist käesurumise strateegiat. Alguses on kindlasti kõige parem top roll. Ehk sinu eesmärk on tõmmata vastase käed lahti, sõrmed lahti. Kuidas see käib? Paneme käed siia ühele. Mina panen surve sinu sõrmedele. Ma tekitan sulle sõrmedele surve. Sul tekib jõuõlg palju pikemaks, minul on palju lühem, mul on palju lihtsam seda jõudu kasutada ja siit on lihtne ära tõmmata. Ja sina proovid samamoodi tekitada survet sõrmedele ja siis liigud siin ära. Aga tulles natuke sammuke lähemale ja tee üks soojendusharjutus kõigepealt, liiguta kujunud taha ennast selja taha, just niimoodi ja tõmba käed kaasa. Ja selle käigus sa tunned seda, paned sõrmedel surve. Nüüd, aga liiguta mitte otse taha, vaid natuke neutraalis külje peale. Siia nii? Jaa, just. Natural. Nii on väga loomulikult. Väga paljudel on aega selle tehnika saamise selgeks saanud. Sul tuli nii lihtsalt. Teine hästi tähtsa asi on selle, et sa pöörad enda käe peale. Siis kui sinu käsi on peal, siis samamoodi on sul eelis, kui sul on positsioon, sul ei ole nii palju jõude vaja. Saad samamoodi selle sama tehnikaga liikuda siis enda nurka. Selge, et siis just kui kukun siia jälle ära. Sa mõtled sellele, see nukk, mis sul siin üleval on, see juhib sinu liikumist. Sa tahad, et see nukk jõuaks siis padjast mööda. 2 trikki. Üks on siis siit niimoodi ja teine siis on siit niimoodi. Just. Meistriks ei saada üleöö.
käesurumine on ala, mille saladusi õpitakse aastakümneid. See ongi selline ala, mis nõuab hästi pikki aastaid tegemist, et mina nüüd 2 aastat teinud ja ma nagu napilt midagi nagu saan tehnikast aru, et see tehnika ikka on hästi põhjalik. Kohe selgubki, kelle tehnika on täna kõige parem. Kuigi võistlevad mehed ja naised, siis mina tulin pöialt hoidma eelkõige naiste võistlusele. Jaanika Lillemets oli üks esimesi naisi, kes 3 aastat tagasi surumisega aktiivselt tegelema hakkas. Mitmekordse Eesti meistrina oskab ta vastata, millist taset täna oodata on. Kui kaugele naiste käesurumine Eestis tänaseks arenenud on? Kui palju meil neid naisi on, kes sellega aktiivselt tegelevad? Meil on, ma arvan, mingisugune 25 naist. Nad on täitsa erineval tasemel kõik, aga selles mõttes nad iga päev treenivad ja siis kannad on kogu tulised järgmistel. Ja suruvad Euroopa tasemel, maailma tasemel? Ma arvan, meil on Euroopa tasemel vähemalt mingi 5 naist. Aeg on võistluseks. Naissurujad võistlevad 2 kaalukategoorias. Selgitatakse välja parim parema käega suruja ja parim vasaku käega suruja. Kõige olulisem kõrgema kaaluklassi parema käe võistlus. Selle esimeses matšis kohtuvad ammused rivaalid. Pirje Tamberg Kohilast ja valitsev Eesti meister Marja-Liisa Kirsbaum Pärnust. Pirjel on sellised eelised, et kui me kõik arvame, et käesurumiselt on oluline kätte maha suruda, siis tegelikult käesurumine on hästi palju ka tõmbamine, arm pulling, et sa pead tõmbama vastast enda poole ja Pirje on selles super hea. See on minu jaoks kõige nõrgem külg. Mina tahaks kohe kiiresti maha rammida, aga tegelikult peab enda poole tõmbama. Ja Pirje ongi selline naine, kellel on siis see nurk, selg, kõik millega seda tõmbamist teha üli tugev. Tal on juba tööalaselt selline igapäevane liigutus, töötab pärmitehases, tõstab kaste. Kui temal hea päev on, siis tema tõmbab mul see niiviisi üle laua. Niimoodi tõmbab üle laua ära? Minul on see võrkpalluri ranne, mina lähen ainult nagu enamasti selle peale vähemalt, et mina olengi endine võrkpallur ja see randmetöö, ikkagi ploki hüppamine, löömine, kõik, et see ranne on saanud nii palju omamoodi jälle kordusi, et minul on ikkagi selline väga randmepõhine liikumine. Ja siin on Pirje pärmitehase eelisega, väga hea. On nii, Pirje, kas pärmitehas töötamine on teile eelis andnud? Kindlasti. Mis eelis on, kuidas? Alustasin 25-kilosed kotid. Nii, ja kuidas see nüüd 25-kilose koti kandmine siis käe surumises kaasa aitab? Lihaseid? Füüsiline töö. Pärnu vanas tuletõrjedepoos toimub suur käesurumise võistlus. Eriti vihane vastasseis on naiste parema käega surumise laua ääres. Vastamisi lähevad vanad rivaalid, eluaeg pärmitehases kastide tõstmisega trenni teinud Pirje Kohilast ja varem võrkpalli servides oma kätt harjutanud Marja-Liisa Pärnust. Nii kuriga ole. Sportlased lükkavad käed talgi jämbrisse, et käed lahti ei libiseks. Tervitavad sõbralikult ja võtavad võistlusasendi sisse. Kohtunik kontrollib, et kumbki eelisasendit ei saaks. Shoulder, more, hold. Center, more. Okay, ready, go! Rahvas kõlavad juba rõõmuhiisked, Marja-Liisa on võitnud, kuid ei. Kohtunik peatab matši ja ütleb, et Marja-Liisa saab hoiatuse. Sa ise üldse ei tundnud? Tema küünarnukk tõusis üles ja matš läheb kordamisele. Üks selline viga veel ja Pirje on võitnud. Everything move. More. Okay, ready, go! Oh ei, ja jälle, Marja küünarnukk tõuseb laualt ja Pirje on saanud ootamatu võidu. Kui nõme, okei. Mis sa tunned? Kahju on, hästi kahju on. Nii lähedal oli lihtsalt, nii lähe. Vastik, väga nõme, okei. Nüüd tuleb koguda uuesti peale, jah? Ja ma pean järgmise kindlasti võitma ja kui ma edasi järgmisel matšil kõik võidan, on mul võimalus saada Pirjega finaalis kokku ja siis talle tappa anda. Jah, see on mu plaan. Võisteldakse turniiri formaadis, mis tähendab, et Marjal on veel võimalus, kui ta järgmise võidab. Tema järgmiseks vastaseks on salapärane soomlane. Soomlasest meie Marjale vastast ei ole. Unistus kõige tugevama naiskäesuruja tiitlist elab edasi. Järgmises matšis kohtuvad Kiira ja Pirje.
kas tõesti saab 20 kilo kergem tüdrukuterts? 3 tugevaimat Kohila mehepoega sünnitanud Pirjest jagu. Sellepärast Pirje võitma nüüd kindlasti, ma vaatan. Pagan. Kohtunik peatab matši, sest naiste käed libisevad lahti. Appi võetakse spetsiaalsed rihmad, millega kämblad ühendatakse. Ja võistlus jätkub. Pirje võidab, jah? Tuli ära. Nüüd kohtuvad omavahel Kiira ja Marja-Liisa, 2 naist, kes Pirjele alla jäänud. Selle matši võitja saab võimaluse revanšiks. Pinged on laes. Kumbki sportlane ei taha head positsiooni ära anda ja kohtunikul pole muud varianti, kui võistlejate sõrmi hakata ühe kaupa kokku panema, et võistlus oleks aus. Tundub, et hiljuti Viinist suurelt käesurumise võistluselt naasnud Kiira pole veel päris taastunud. No nii. Jah, ei, see oli tore, see läks nii, nagu ma planeerisin. Ja nüüd ma pean selle asja siin ära lahendama. Mis su plaan on? Agressiivne olla. Tänase päeva kõige tähtsam surumine. Läks praegu. Ära üldse muretse, sa võidad. Ai, suru. Hop. Naeratus Marja näol annab mõista, et võit on käes. Üks veel või? Kuid kuldmedalit talle veel kaela ei riputata. Kõik või? Kuna ta kaotas avaringis just Pirjele, tuleb tal finaalis võita teda kokku 2 korda. Ühte võitu on Marjal veel vaja. Või suudab Pirje teha comebacki? Lower these fingers. Lower these fingers. A little bit more. Okay. Go! Suru. Nüüd ma ikka hingeldan ka, kuuled, jah? Ja esimest korda täna. Mul isegi võttis särgi natuke märjaks, aga lõppe kõik hea. Ja käesurumises öeldakse, et parem käsi on money hand, nii et... Tol päeval Pärnu võistluselt lahkudes mõtlesin, et käe surumine käe surumiseks. Aga kõige vägevam on see, kui erineva tausta, aga sama kire ja huviga inimesed kokku tulevad. Mitmed käesurujad ütlesid, et ala on olnud nende jaoks elumuutev. Mõni leidis elus esimest korda meeldiva spordiala, teine aga sõbrad. Seega aitäh kõigile neile, kes ükskõik kus Eesti otsas sageli tasu küsimata korraldavad mis iganes klubilist tegevust. Vahet pole, kas kohal on 5 või 50 inimest, kas tullakse kokku kuduma, puid riita panema või hoopis kätt suruma. Ühel väikesel üritusel võib olla väga suur tähendus.